ma usun, et kõik, kes panustavad oma hammastesse, see pidavalt õnne tooma ja raha ka. Ja meie tervis hakkab hammastest. Nii, siis ma tahtsin küsida selle koolipingist sa nagu tulid sealt praegult. Ja ma isegi seostaks selle ära sinu selle sõnaga ka hübriid. Et kuidas sa oled hübriid, kui sa liigud, aga kõik ütlevad, et Maarel on nii palju energiat, kust ta seda võtab, on ju. Siis ma ütlesingi Maarel vasta kõigile, et saad hübriid. Ja mis see hübriid siis tähendab? Ja koolipingist just sellepärast, et koolis meeldis sulle kõige rohkem just kehaline kasvatus, sa esindasid koolis kogu aeg, on ju, kooli võistlustel, et need kaks nagu isegi lähevad kokku. Räägi sellest hübriidist. Kui ma liigun, siis ma laen ja siis kui ma seisan, siis ma kasutan. Siis mõnele ma tundungi nagu ülevoolav sellega, et noh, ma olen ju olnud näiteks autos, mul on olnud ka hübriidauto, millest võimendatud see lugu. Et kui ma seal olin vaikuses, ma tihti panin raadio lausa kinni, ma olin vaikuses ja kui ma nägin tänaval mõnda inimest, ja siis ma olin tema jaoks ülevoolav, aga enda jaoks, ma ei aru, mis mõttes ülevoolav, mul on seal nii palju rääkida, mõtle, mis ma kõik mõtlesin seal autos ja ma viin selle ja selle asja ellu, ja seda siis nimetamegi hübriidelu, kus ma tegelikult ju laen ennast mõnusasti ära sealt sõiduga või siit kõndides siia, et ma olen valmis teie ees esinema. Et sealt see sõna tuleb ja muideks sina ütlesid selle sõna, et see on nagu hübriid selgendaja ja inimesed on usaldanud. Tänaseks, kui oli nad püün siis inimestele, ütleb Tallinna inimestele siis lähemale ja see on nii tore, kui nad tulevad mulle külla ja siis sellest kujuneb 3-tunnine vestlus ja nad lendavad sealt ära ja kirjutavad mulle pikki tagasisidet ja uude raamatusse lähevad juba selgendusi tagasisidet ka. Siin on mõned üksikud ka. Et selgendaja ehk inimene, kes sinuga kohtub, siis pärast kui ta ära läheb, temal on enda mõtted selged. Ja Google'ist tuli siis see, et selgendaja on mingi aine, mis pannakse vette, et vesi oleks selge. Rohkem saab valmud. Nii et saaksime asjad minna teema. Nii tulevad rakudisko, toitumine, hapnik, sellised teemad. Sulle on palju öeldud, et Maarja, kas saad purjus? Räägi sellest. Vabandage, mida te tarbinud olete? Ma olen õnnest joovastanud. Õppisin ühe lause selgeks. Maarja, kuule nagu... See on ülilahe. Mida see nimi naerutas ja mida mis toimib. Ma lihtsalt võtan vastu. Hästi palju. Ja nii. Mis veel? Videokõned, sa tahtsid midagi rääkida? Jaa, see oli vihje. Kuna see raamat, mida te praegu laual näete ja mõnel on see juba ka olemas, siis samal ajal paralleelselt ma teen teist raamatut. Ja need lood ju sünnivad ju praegusest hetkest. 3 päeva tagasi ma teadsin, me tuleme koos lavale. Selge, mul on vaja nüüd midagi kirjutada ka õele. Vaatan, kumbab pidi. Äkki sa hoiad mikrofoni? Mul on siin vaja, väga hea. See on koos mõtetena. Nii keerame nii. Ja siis ma nagu kirjutasin mingisugused read, ma tahan vahepeal vaadata saali ja need siis sündisid just nüüd. Need ma panen sinna järgmise. Saab nii. Kui sina midagi ütled, ükskõik kes sa oled siin saalis ja see justkui sobitub mu eluteedel, usu mind, olen praktik. Küll proovin järele. Kui miski käib vastu karva, mida juhtub minuga harva, tea, et jätab pooleli mõttes või telepaatiliselt. Võib-olla ütlen midagi sosistades. Sel hetkel pole ma enam jutukas. Lausun paari lausega ja lahkun olukorrast viisakalt. Laulan, kirjutan enda seest välja. Laulan peale uued ideed, mida hoopis nüüd soovin teha. Soovid mulle, soovid ka ise kogeda, valid oma viisi ja oma tempo. Sinu sees on palju ande ja siin täidame koos ühe mõlema unistuse. Mäletame, Kiviraidur Roka, kes mäletab? Kuidas küll jänesed saavad seal pildiga helistada? Tahame ka! Olime siis ju väikesed, see toimib täna. Sina ja mina, kui olime kauem aega eemal üksteisest,
siis saamegi pildiga helistada, isegi kui oleme teispool maakera. Unistage suuremalt, julgege liikuda, tehke ajaruumi ja märkate, teid tabavad uued vahvad olukorrad. Iga päev koge uut. Mine näiteks teist kaudu tööle. Elamine ongi üks suur ime. Aitäh, suur õde. Jätkame. Niimoodi, et rahvas ütles mulle, et rändame ringi oma teed, astud sammud, tahad veel. Kõik. Ja siis mina panen rändame ringi oma teed, astud sammud, tahad veel. Õnnes sulle jagan ma läbi naeratustega. Rändame ringi oma teed, astud sammud, tahad veel. Rõõmu sulle jagan ma läbi lehvitustega. Õnne kael sinu sees, õnne kael sinu sees. Rändame ringi oma teed, astud sammud, tahad veel. Ja minu käest on küsitud, milles saad ju maksta 50 senti on siin WC-st. Ja sellega on see äge lugu, et üks naine läks ette ja lükkas selle mündi sinna sisse, kui tore, ma jooksen ka kohe tualetti nii äge, et siis oli see ohusõna, mul oli see kohe, et ma tein piuksu, tead. Ja juba on suhtlus olemas, juba kontakt olemas. Ja siis tuleb koristaja samal ajal, oodake enne WC-sse ei saa, kui ma panen pabereid. Siis anti ju meile veel aega, see on nagu lifti kõne, aga me olime WC-st ära. Ja siis naisterahvas ütleb, et vaatab mulle silma ja ütles, et tead, mul on täna see raamat esitlus, et tulge võtke laua pealt üks pastakas, ma päriselt tahan teile selle pastaka praegu kiikida selle eest, et ma sain tualetti, onja. Aga päriselt ma tulen, võtan ka selle. Ja siis ütleb koristaja, nüüd võite WC-sse minna. Käisime WC-s ära, siis ta tuli niimoodi kõndis minu järgi, sai siit koridori pealt kätte ja tuli siia ja ütleb, issa kui lahe raamat. Sõbrannale ma seda kindlasti sooviks jõulukotti panna. Ja siis ta lahkus, ta oli kiire. No just. Kas meil on täna siin mingisugune aeg või peame lõpetama või? 40 minutit oleme rääkinud. Palju tahad? Laseme 5 veel. Laseme 5 veel. Aga noh, et võib-olla tahab keegi midagi küsida, aga ma ütlen siin, mis ma seal lõppu olen kirjutanud, et elus miski muu ei loe kui see, et iseenda olu heaolust hakkab siis kõik. Ja saali liitus vahepeal inimesi, et rääkisime siin hammastest ja heaolust, ma ei tea, et see oli alguse lood, onja. Siis hammastest ja sellest ju tegelikult päris palju pidavad sõltuvad kogu meie terviskeha, rahaline seis ja olukorrad, kõik asjad, et täna ma tegelen süvitsi sellega ja mul on luuletus sellest hambaarstist tegelikult palju pikem, mida ma veel täna siin ei räägi. Varsti hea, et see ka mingis laulus sees ja luuletuses sees, et see on see, mis teeb, et ja ma panin veel kirja meile selle, ma ei tea, kus see kiht sõna tuli, vaata, ja siis me tegime selle kihti veel topelt. Kirjutasin selle ülesse, et kõikvõimsa küllusega iseenesest iseendale helgelt hoolivusega veel võimsama tugevusega tulemas. Kõik, mis teete endale. Kus siit Maarja leida? Naeratuse miljonär, lihtsalt guugelda. Ja, et kodulehed, Facebooki lehed, Instagrami, TikTok, YouTube, et ja raamat on siis see, nagu mina ütlesin, et on mul endal sinna kirjutatud, noh, loen Maarja kogemusi ja kirjutan enda elust samad, nagu sul on see koht, mida sa tundsid sellel hetkel, sinna kirjutasin igale poole, et see on täielik restart nagu ise enda mõtete ja tunnete jaoks ka igal inimesel, kes selle raamatu omale koju võtab, et täiesti külmkapi raamat. Ma ei tea, miks nii, aga kui sa kirjutad selle täis, siis on vähemalt põhjus seesama raamat uuesti veel osta, sest natukese poole aasta pärast on meie sees kõik muutunud. Ja kust tuleb see lause, teil kõigil hakkab varsti hea? See tuleb sellest, et kui ma otsustasin headusega luua head maailma, et headus toodab headust ja kui hakkas see nii kiiresti mõnega tagasi tulema ja pendeldama, siis mäletate, kus see oli Arabella Merelevli tütar, kus kokk ütleb, ja teil kõigil hakkab varsti halb, paha või noh, kuidagi sükast. Ja teil kõigil hakkab varsti paha. Siis ma mõtlesin, see ei saa nii olla. Ja teil kõigil hakkab varsti hea, et mängige häälega. See töötab. Ja vanasõnad teeme uussõnadeks. Vanasõnadest teeme ringi, selles mõttes ringi, et jumala eest, elage vanasõnade järgi, mina kedagi muutma ei hakka kui ainult ennast.